tulemast uude videosse, milleks on Ohtude saare 11. osa. Ma sain üle pika aja uue ülesanne, sest vahepeal on maailm läinud nii hulluks, on ja kõik on nagu sassis selle pandeemia nakkusega, on ja, et uus ülesanne tuli üle väga pika aja ja parasjagu just siis, kui ma olin Simsi mängul. Ja kujundasin just üht inimest, kui järsult, ootamatult läks minu arvutil elekter ära. On aeg, mil peame oma vanemaid inimesi eriti hästi hoidma ja nakkuste eest kaitsma. Sinu ülesanne täna on oma vanavanemate eest hoolt kanda. Kapten B. Vihje, pööning. No tere, Ergo! Ja, tere Nele! Ma lõin numbrid kokku ja mul on sulle muret tekitavat informatsiooni selle kohta, kuidas koroonaviirus eakamaid inimesi mõjutab. Minu kalkulatsioonide põhjal kuuluvad üle 65-aastased inimesed riskirühma ning on äärmiselt vastuvõtlikud koroonaviirusele. Uuringute kohaselt ohustab üksindus eelkõige just vanemas eas inimesi. Sotsiaalne isoleeritus võib tõsiselt mõjutada nende vaimset ja füüsilist tervist. Statistikast rääkides, eelmisel aastal Eesti kodutulekahjudes vigastada saanud 113 inimesest olid 36 inimest eakad. 20% Eesti elanikest on üle 65 aasta vana. Me peame nende tervist ja ohutust väga tõsiselt võtma. See on väga tähtis. Ja, me peame. Aga suur tänu sulle, doktor Ergo, ja hoia ennast ka. Sina ka. Palun hoia enda, okei? Hästi ettevaatlik, kui sa ikkagi tegele nende asja. Ciao, doktor Ergo. Tegeleb, siis palun. Nele, tee oma vanavanematele telefonikõne tervise ja heaolu kontrolliks. Kapten B. Nüüd, probleem oli ju selles, et riburadapidi tuli mulle ülesandeid, mis olid seotud vanavanematega. Probleem on aga selles, et mul ei ole enam mitte ühtegi vanavanemat. Minu enda vanemad on veel nii noored, et nad ei ole selles riskigrupis nagu pandeemias. Nii et ma ausalt öeldes vahepeal mõtlesin, et ma ei saagi neid ülesandeid täita, sest et mul pole kedagi hoida, mul pole kellegi eest hoolitseda. Ma võtsin otsuse vastu, et ma aitan enda ema, eks ju. Ja kuna ma parasjagu olingi just üle mingi 2 kuu, ma sain enda ema ja õe juurde Hiiumaale ja ma sain need ülesanded siin ära teha. Tšau, kuidas läheb? Ja esimese ülesande ma lahendasingi niimoodi ära, et ma helistasin enda emale, kes oli parasjagu just kassaris. Tal oli kõik väga hästi, tema tervis oli korras, tal oli tuju hea ja polnud probleeme. Järgmise sammu vihje, ahi. Ära puutu kokku teiste inimestega, kui oled haige. On sul palavik? Ei. Kuivköha? Ei ole. Väsimus? Ei ole. Hingamisraskused? Seda mul ei ole. Lihasvalu? Ka ei ole. Peavalu? No ei ole. Kapten B. Järgmise sammu vihje, trepp. Aita oma vanevanematel toidupoes käia. Hoia inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Kanna maski. Pese käsi hoolikalt 20 sekundit. Kapten B.
järgmise sammu vihje, pliit. Pandeemia ajal püsi. Ma arvan, et see peaks olema püsi kodus. Pane tähele, et kodus toitu tehes ei tekiks tulekahju ohtu. Täida test. Tagasi kooli. Nii, siin on tõesti kodu tuleohutuks. Kuidas, millega kustutada rasvapõlengut? Keera pliit kinni ja summuta leek, asetades potile või pannile gaas peale. See on kindlasti õige. Vala peale jahu. Ma arvan, et jahu läheb põlema. Vala peale vett, seda ma tean, et kindlalt ei tohi teha, sest et vesi paneb põleva õli veel rohkem põlema. Vii toidunõu õue rõdule. No õige vastus, ma arvan, kindlasti on keera pliit kinni ja summuta leek, asetades gaas peale. Boom. Kui palju on keskmiselt aastas toidu kõrbemisega seotud väljakutseid? Ligi 50, ligi 100, ligi 250, ligi 450. Ma arvan, et 100. 450 on õige vastus. Järgmine küss. Kuidas levib tuli kõige kiiremini toidu kõrbemisest katusele? Akna kaudu, ukse kaudu, ventilatsiooni kaudu, läbi seina. Äkki akna kaudu? Ventilatsiooni kaudu. Kõige kiiremini jõuab tuli katusele mööda rasvast puhastamata köögikubu. Leegid süütavad kubus oleva rasva ja leeg liigub mööda ventilatsioonitoru kiiresti katusele. Wow. Kuidas võib pliit tööle minna, kui sind ei ole lähedal? Kummitus on näljane, väike nali siin. Lemmikloom paneb käpaga puutetundliku pliidi tööle, tuuleiil läbi lahtise akna või staarkokk tuleb otse telekast su ilusat kööki kasutama. Na. Ma arvan, see on ikka lemmikloom läheb käpaga puutetundliku pliidi peale. Boom, õige. Milline toiduaine võib kõige kiiremini tulekahju põhjustada? No rasv. Õli on väga süttiv. Okei, mu test on tehtud. Super. Nii, minu järgmise sammu vihje on palmipuu. Hädaolukorras helista numbrile 112. Õpi ära SOS teade taskulambiga. Nii. S on 3 väikest värki, O on 3 pikka ja S on 3 väikest. Nii, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. SOS. Ärge minu sõnumist valesti aru saage. 1, mu küüs. Okei. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. SOS, baby. Hästi. Kapten B. Järgmise sammu vihje, klaver. Kodus olles igavuse peletamiseks ja tuju üleval hoidmiseks tee midagi loovat. Kapten B. Nüüd selle loova ülesande juures mul oli antud T-särk ja mul tuli kohe mõte, mida ma TikTokist nägin, et sa saad ükskõik mis pilti niimoodi toidukilega kattes ja triikida enda särgi peale. Ja selleks ma hakkasingi otsima pilte, mis sinna minu särgi peale sobiks. Otsisin need Pinterestist välja, ma tuunisin need filtritega ära, tegin nagu selliseks artsiks, onju. Ja siis ma panin nad PDF-iks nagu ühed suuremad siuksed kastikesed ja väiksemad kastikesed, et siis ma saan valida, kumb nagu minu särgi peale rohkem sobib, onju, ja lasin need välja printida. Ja siis ma lõikasin need pildid välja. Ma katsin need toidukilega nii pealt kui alt, väga täpselt. Asetasin need täpselt T-särgi peale, kuhu mulle sobis. Panin peale küpsetuspaberi ja kõige kuumema peal siis triikisin need pildid sinna peale. Ja need jäid nagu väga tugevalt, nagu täiesti nagu päris pilt. Ja isegi mingeid ajakirja pilte ja siukseid saaks ka nagu selle sama meetodiga enda pluusi peale panna. Ma olen tõesti väga-väga rahul sellega, sest see jäi nii tugevalt sinna ja nii hästi. Minu arvates mul tuli super T-särk välja.
hästi tehtud, oled ülesanded sooritanud, kapten B. Ja selline see 11. ülesanne oligi, millega ma sain omal moel hakkama ja see oli väga seotud, eks ju, selle pandeemiaga ja ega edaspidi ka oleme tähelepanelikud, hoiame üksteist, hoiame ennast, hoiame hügieeni, eks ju, ja ikkagi tunneme elust igatepidi rõõmu. Mina tunnen siin Hiiumaal praegu elust rõõmu, sest päike on väljas ja nagu ilm on nii soe. Ega siis midagi, ma jään ootama kapten B uut ülesannet. Okei, ole tubli, stay chill, stay fab. Ciao!